tere hommikust, tere hommikust. Nii, Maša ei taha jalutada, tahab piilida. Aga mina tahan joosta, mina valin joosta. See tahan on ka selline puuduse energia. Aga mis ma tahtsin siin küsida oli see, et kuidas sina ennast tunned? Kuidas sina ennast tunned? Kas sa tunned, et sul on palju energiat või sa tunned, et sa oled tühi nagu sidrun? Kuidas sina ennast tunned? Eile oli mul ka üks kliendi seanss ja klient oli siis sellises kohas, kus ta oli, ma arvan, sealsamas, kus mina 10 aastat tagasi. Ta ütles, et ta toimib ainult nii, et ta jõuab tööle minna ja siis ta kukub tulles töölt. Ja need ongi meie elu õppetunnid, et hakata liikuma enda teele. Sellepärast, et elu paneb sind, ta võtab lõpuks ära sinu tervise, kui sina ei vali oma teed. Ta lihtsalt võtab ära, sellepärast, et sinu anded ja sinu võimed on nii suured, aga sa ei kasuta neid ära. Ja siis viiaksegi inimene sinna, et inimene käib tööl, aga tegelikult tal pole tervist. Nii et eilne klient oli täiesti selles kohas, kus ta ütles, et ta peab tööle minema. Ma saan aru, aga samas on see koht, et see on surve. Sa ei pea kunagi midagi tegema, aga kui sul enam keha ei toimi, kui sul pole enam nagu eluenergiat, siis ja sa oled tühi nagu sidrun, siis on aeg vaadata iseendasse. Sellepärast, et kui me jookseme ennast täiesti tühjaks, mina samamoodi, siis tegelikult on alateadlikult sellised programmid, et ma olen iseennast hävitavas mustris, et ma teen kõik nii, nagu teised tahavad, aga iseenda arvelt ja see tähendab ka seda, et ma ei väärtusta ennast, et ühesõnaga, see on nagu hästi tugev nagu enda väärtustamise koht, et mida mina ka võin öelda, et kui ma 10 aastat tagasi ma ei jõudnud voodistki välja, saate aru, ma ei jõudnud voodist välja ja tööle minna enam ei jõudnud, kujutate, et ei jõudnud. Ja see ei ole karistus, see on sellepärast, et sa läheksid omale teele ja vaataksid, mis on sinu sees. Sest kui me elame nii teiste vajaduste järgi, nii nagu teised tahavad, siis hing lihtsalt mingi moment enam ei jõua. Ta lihtsalt ei jaksa, sest meie süsteemis, inimeste süsteemis ongi need energiat ja dünaamikad, et kogu elu või kogu sinu sisedünaamika on see, et ma teen täpselt nii, nagu teised tahavad. Ühiskond tahab ja siis on kõik need ema ja isa mustrid ja sul ei ole enda kohta teada, mida mina tahan, mida mina valiksin teha siin ilmas. Ja see on see koht, mida sul on, need on need varjukohad. Ja siin on vaja endasse vaadata, et kui keha juba enam kui keha on koorem inimestele, siis see on see koht, et sa kannad koormaid. Sa kannad oma esivanemate mustreid, sest mitte keegi esivanematest ei saanud olla mina ise. Mitte keegi. Kõik allusid oma korda teine teisele. Kõik allusid ja keegi ei saanud öelda, et mina soovin sellist elu elada. Miks on nagu minu isal on täpselt samamoodi ärevus ja depressioon? Miks? Sest tema ei saanud samamoodi teha seda, mida tema hing oleks tahtnud teha. Aga temale ka universum ei andnud seda kohta, sest ta on sündinud teisel ajal. Minule andis selle võimaluse ja mina kasutan seda täispotentsiaalil. Ehk siis selles mõttes, mis ma tahangi öelda, et see teekond iseendani ongi eneseteostus, kus sa hakkadki muutma oma mustreid ja hakkad ennast teostama.
sa saad aru, kes sa oled, miks sa oled ja sa hakkad tegema seda, mida su hing tahab, mida su hing päriselt tahab. Nii et minu hing väga soovib jagada tõde, mis on nende, sest kõik on mustrid, ehk siis minu nagu töö on täna inimestele seletada neid mustreid, kus mustrites nad elavad. Kui sa oled tühi nagu sidrun, siis sa elad mustris, et töö on stress, raha on pinge ja puhkus pole lubatud ja siis sa töötad ja sa teed seda tööd, mida su hing ei taha. Sa ei näe enda potentsiaali, sa veel ei näe enda potentsiaali. Ja selle taga on hästi palju mustreid, mis on vaja lahustada. Kui on sõltuvus, kaassõltuvus suhtest, siis on selles mõttes, siis on sul ka kaassõltuvus emast näiteks. Ja need on kõik mustrid, kus sa ei ole olnud täiskasvanud, iseseisev naine ja toetunud iseendale või mees, vahet pole, kes sa vaatad. See ongi see koht, kus sa tuled ära oma väesse ja näed elu suuremalt. Nii et minu tänane laivi mõte ongi see pool, et kui sina tunned ennast, et sa oled tühi nagu sidrun, siis see on see koht, kus sul tuleb iseendasse hakata vaatama. Sest mina eirasin ka ennast väga tugevalt. Et ma eirasin seda tunnet, sest ma tundsin seda väga pikalt ja selle eiramine viiski mind sinnas mõttes nagu väga raskesse kohta. Aga kui sina oled täna juba teadlik, oled siin grupis, siis sa saad aru, okei, ma ei tunne ennast hästi, see tähendab seda, et mul tuleb endasse vaadata. Ja mul tuleb teha ära muutusi või otsuseid. Inimestel on tavaliselt kõige suurem hirm teha elu muutvaid otsuseid. See on kõige suurem hirm ja see elab neerudes. Ja neerud ei toimi, sest inimene ei julge teha elu muutvaid otsuseid. Aga sinu tervis ei pea vastu enam näiteks sellel töökohal, kus sa oled. Ta lihtsalt ei pea vastu. Ja see on see koht, kus siis tuleb hakata liikuma rohkem iseenda poole ja jõuda sinna kohta, et sa saad aru, kes sa oled, miks sa oled ja hakata oma andeid avama. Nii et sellest ma räägin töö versus kutsumus selles programmis. Kes tahavad sinna tulla, siis kirjuta mulle jooksvalt. Ja raha omas on ka veel teha vaja viimane seanss, seal ma olen ka teinud erinevaid meditatsioone ja asju, sest see raha on väga tugev peenenergia, miks ta inimestel ei jookse ja mis on vaja seal nagu taibata. Aga iga päev annab universum sulle lahendada ühe sammu, iga päev. Ta tegelikult annab rohkem, aga me lihtsalt inimestena ei suuda vastu võtta palju, sest et kui me oleme selles kohas, et tühjad kui sidrunid, siis see tähendab seda, et sinu vastuvõtmise kanal on niisugune, ainult niisugune ja seda on vaja suurendada, sellepärast et andmine on inimestele nii loomulik, eriti naistele, kes kogu aeg tahaksid anda, aga see andmine läheb nii üle võlli, sellepärast et seal taga tuleb muster, et ma pean armastuse välja teenima. Ja see on selles mõttes, see on see koht, kus siis armastus sinu enda sees ei liigu vabalt. Ta ei liigu vabalt ja sinu enda tass ei ole täidetud iseenda armastusega. Sa otsid seda väljastpoolt. Nii, Maša, lähme nüüd jooksma. Nii, Maša tahab piilida, aga mina lähen nüüd jooksma. Ehk siis, kus on vaja tulla rahuenergiasse. Et tühi kui sidrun on väga halb koht, kus olla, sellega tuleb kohe tegeleda ja sellepärast, et seal sees ongi need kinni hoidvad mustrid. Aga liikumine, kuna mina olen nüüd jõudnud sellisesse kohta, et mina jõuan nüüd tõesti väga palju trenni teha ja mis ma siis tegelikult nagu, milleni ma jõudsin, miks ma jõuan, on see pool, et kõige rohkem olen ma vabastanud viha.
sest et ärevuse ja depressiooni taga on selline programm, et ma pean alla suruma oma emotsioone ja see tähendabki seda, et kui sinu eluteel tulevad igasugused konfliktid, asjad, siis alateadlikult surud alla viha kõige rohkem, sest see on alateadlik programm ja kui keegi teeb haiget sulle või keegi ei tee sulle haiget, aga tulevad mingid valud ülesse, siis sa lihtsalt surud seda alla, sest sinu alateadvus teeb seda. See on nii automaatne režiim, aga kui sa sellest läbi häkid ja hakkad oma viha vabastama, viha on siin päikesepõimikus, siin meie kolmnurgas siin ja kui sa seda hakkad lahustama, siis ja maks hakkab tööle, siis sealt olen saanud mina kõige rohkem nagu tulemusi. Kõige rohkem tulemusi, et täna ma nagu jõuan trenni teha hästi palju, aga vanasti ei olnud, sest nii palju oli nagu alla surutud programme, kus lihtsalt ei olnud eluenergiat, et sa pead nagu olema selline, nagu teised tahavad ja sa ei saa olla mina ise ja siis inimene ongi selles depressioonis, sest ta ongi selles energeetilises lõksus ehk siis vanglas sõna otseses mõttes ja see vanglast on vaja välja tulla ja selle taga on ka tegelikult madal enesehinnang, enesekindlus ja tühi kuni sidrun on lihtsalt märk sellest, et sa oled nendes programmides. Nii, mina lähen nüüd jooksma ja kellega siis kohtume reedel ja siis esmaspäeval jagan veel oma mustreid, on tasuta, mis ma jagan veel neid mustreid, mida ma olen lahti häkkinud ja kellel on veel ärevus ja sa ei ole taibanud veel, siis võid regada sinna, ma panen siia pärast, et sa lihtsalt, mida rohkem sa endaga tegeled, seda rohkem neid mustreid nagu sa hakkad taipama, sest et see ellujääja inimene elabki selles kohas, kus ta läheb tööle ja jääb ellu, aga tegelikult on elu hoopis elamine. Nii et ma arvan, et see kevad või viimased 2 kevadet on olnud minu elus võib-olla kõige rahulikumad. Ma kuulen linde. Ma kuulen nagu selles mõttes, aga kujutad ette, et 10 aastat tagasi oli ainult peas ja kõrvus oli ainult mingi kohin. Mitte midagi ei kuulnud. Mitte midagi. Et sellepärast, et tinnitus oli nii tugev, et kõrvad vilistasid, ükski heli läbi ei tulnud. Et kui sul ka selline olukord on, siis tea, et see tegelikult näitab seda, et inimene on hästi suures pinges, hästi suures stressis ja see viibki nagu sinna, sest see ongi energeetiline lõks. Nii et kus iganes sa oma teekonnal oled, siis ära heida meelt, olen kõik siiani jõudnud. Ma olen siiani jõudnud läbi emotsioonide ja mustrite vabastamise. Ja parim asi, mida elu sulle annab, kui sa enam ei jõua kuhugi minna, siis ta annab sulle selle koha, et sa hakkaksid vaatama iseendasse. Ja kui sa need mustrid samm-sammult ära lahustad, siis sa saad tulla sinna kohta, kus sa saad juba järgmisi inimesi õpetada. Nii et ja ma saan olla tänulik, et elu andis sellise võimaluse, sest ise ma ju sinnani poleks osanud arvatagi. Et ma ei osanud iial arvata, et inimese sisse võib tagasi tulla selline elujõud. Ja 40-selt olin ma nagu 140-ne. Ja täna olen 50 peale ja ma tunnen ennast nii kergena. Ehk siis see koorem, mis meie seljas on, ei ole meie oma. Ja sellepärast ongi see koht, et kui su keha ei jõua enam liikuda, siis tea, et seal on koorem, mis tuleb vabastada. Ja mida rohkem on hingel nagu õppetunde võetud elus, siis seda rohkem või mida raskemas kohas inimene on, seda rohkem tuleb tal endaga tööd teha, et sellest kohast välja saada. Ega seal ei olegi. Vabadus on antud kõigile,
aga nüüd on vaja lihtsalt teha endaga tööd, et sealt välja tulla. Nii, kes siis tuli hiljem, vaatab järgi, mina nüüd lähen jooksma. Ja täitke ka ennast, sellepärast et see enda täitmine on kõige olulisem. Väga mõnus on kogu aeg anda, aga vastuvõtmine on inimestel nagu kõige suurem teema, ehk siis olla naisenergias. Sest meid on õpetatud väga olema sellised tegusad ja sellepärast, et alateadvus usub, et tegutsemine on väärtus, aga tegelikult on olemine väärtus. Ja selleks ongi vaja ennast tuua tagasi iseendasse, et su keha oleks kohal, et su meel oleks kohal, et sa kuuleksid linde, sa näeksid päikest, sest me unustame selle lihtsalt ära alles ellujäämises. Nii et minge metsa, täitke ennast ja tundke ennast mõnusalt, sest elu on nii suur kingitus ja elu on püha. Naudime seda. Mõnusat päeva. Tšau ka.